Tere! Mina olen Raili, Tartu Ülikooli viimase kursuse bioloogiatudeng. Nii et loomulikult hakkame täna rääkima meediapädevusest. Tõenäoliselt tundub teile, et ma olen sattunud valesse kohta. Ja ärge üldse muretsege. Sama arvamust jagavad ka enamus koole, kuhu ma olen sattunud meediapädevuse töötube läbi viima. Aga tegelikult, meedia on teema, mis ümbritseb meid igal pool. See ei ole ainult ajakirjandus ja eriti loodusteadustes võib see tegelikult osutuda olulisemaks, kui te arvata oskate. Millest me täna siis täpsemalt räägime? Esiteks vaatame, kuidas on võimalik infot kontrollida ja teha kindlaks, et see, mida sa näed, on üldse usaldusväärne. Siis vaatame täpsemalt üle, kust leida korralikke allikaid. Ja viimaks räägime natuke ka sellest, miks on teaduses eriti oluline oma väiteid ka tõestada. Siin on 2 artiklit. Kui sa neile peale vaatad, siis kas sa saad kohe aru, milline neist võiks olla usaldusväärsem? Võib-olla isegi saad, aga kas sa oskad ka päriselt seletada, miks see nii on? Kui ei oska, siis las ma kohe seletan. Selleks, et kontrollida info usaldusväärsust, on võimalik küsida 3 väga lihtsat küsimust. Esiteks, kes on selle asja autor, millal see on avaldatud ja mis tunded sinus endas tekivad? Räägime natuke lähemalt. Esimene asi ja iga artikli juures üks olulisemaid osi on autor. Vaata, kes see inimene üldse on ja miks ta sellest räägib. Kas ta on mingi eriala asjatundja ja päriselt teab fakte ja on õppinud? Kas ta on lihtsalt asjahuviline ja jagab midagi, mida ta on kuulnud? Võib-olla on kellelegi mingil teemal rääkimine kasulik või äkki on inimene hoopis täiesti suvaline möödakõndija ja jagab lihtsalt enda arvamust. Kui me võrdleme neid 2 artiklit, mida enne näha oli, siis siit saame lugeda, et esimese autoriks on poemüüja. Ta võib ju küll olla teadushuviline, aga samas, kui palju tal reaalseid teadusalaseid teadmisi on? Seda on ju raske arvata. Teise artikli autoriks on aga rakubioloog, kellel on välja toodud isegi haridusasutus. Me näeme, et ta on käinud ülikoolis ja õppinud seda teemat, millest ta meile räägib. Tundub ju natuke usaldusväärsem. Siis peame vaatama ka seda, millal info on avaldatud. See on eriti oluline tänasel päeval, kui info võib muutuda tohutult kiiresti. Ma ei räägi siin isegi aastatest ega kuudest, vaid see, mida räägiti eelmisel nädalal, võib praeguseks hetkeks olla juba mitu korda ümber lükatud. Läheme tagasi nende artiklite juurde. Näeme, et esimene on avaldatud aastal 2010. Sellest on nüüd juba päris pikka aega möödas ja on väga suur tõenäosus, et see info on juba ammu aegunud. Teine artikkel on avaldatud praeguse seisuga vähem kui 6 aega tagasi. Ehk ilmselt seda ei ole veel jõutud nii väga ümber lükata, kui me räägime tõsisest artiklist. Ja viimaseks, see võib tunduda natuke naljakas, aga mõtle iseenda peale. Kuidas sa ennast tunned, kui sa mingit infot vastu võtad? Eriti on oluline tähele panna, kas need tunded, mis sinus tekivad, on kuidagi tugevamad kui tavapäraselt. See võib olla rõõm, hirm, kurbus, viha, šokk, mis iganes. Aga kui see on tavapärasest tugevam, peaks see olema ohumärk. Kui me vaatame seda esimest artiklit, siis on näha, et siin kasutatakse säravaid värve ja teema, mis tegelikult peaks olema väga tundlik, esitatakse viisil, mis tegelikult inimesega väga ei arvesta. Üritatakse püüda sinu tähelepanu ja tekitada sinus mingisuguseid emotsioone. Ilmselt mõni inimene tunneks rõõmu sellisest suurest avastusest, mõni teine võib-olla ehmataks lausa ära. Kui me vaatame teist pealkirja, siis see on kirjutatud väga neutraalses toonis ja jätab lugejale realistlikud ootused. Siin ei lubata mingeid suuri muutusi, vaid lubatakse, et midagi võib olla tulemas. Sama kehtib ka sisu kohta. Kui me vaatame, et esimeses artiklis kasutatakse väga emotsionaalseid väljendeid nagu uskumatu ja mitu hüüumärki, siis tõenäoliselt nad ei ürita meile edasi anda mitte asjalikku infot, vaid nad üritavad meid kaasa haarata. Samuti
kasutatakse siin väga ebamääraseid allikaid, mingid teadlased, aga ei täpsustata, kes, kus ja kas need teadlased on üldse päris. Samas, teises artiklis kasutatakse väga neutraalset ja akadeemilist stiili ja allikad on välja toodud väga selgelt. On mainitud nii nimed, asutus kui ka aasta, mis kõik on viitamisel väga olulised osad. Nüüd aga, kust siis leida infot, mis ei oleks nagu see esimene artikkel? Loomulikult, kõige lihtsamaks variandiks on igasugused teadusväljaanded, ajakirjad, kogumikud, kõik, mis on päriselt avaldatud ja kontrollitud. Siis peer-reviewed allikad ehk mingisugused artiklid või teosed, mis võib-olla ei ole veel kuskil suurelt avaldatud, aga need on juba teiste eriala asjatundjate poolt üle vaadatud ja piisavalt heaks kiidetud. Nüüd aga, kõik on ilmselt kuulnud seda, et Wikipedia ei ole hea infoallikas. See on osaliselt tõsi. Wikipediast otse kindlasti infot võtta ei tohiks, aga mille jaoks Wikipedia võib hea olla, on see, et sealt viidetest võib leida väga asjalikke artikleid. Nii et järgmine kord selle asemel, et kopeerida lauseid otse Wikipediast, keri parem lehe lõppu ja vaata, kust need laused pärit on. Aga teadlased, kas meie oleme ideaalsed või teeme ka meie vigu? Noh, aus vastus on, et teeme küll. Lihtne näide on siin, kus mul on välja toodud 2 teadusartiklit. Esimene neist avaldati 2004. aasta juunis ja seal rääkis teadlane, kuidas üks praegu väga laialt tunnustatud teooria vee liikumise kohta taimedes tegelikult ei kehti ja asjad on teistmoodi. Aga samal ajal, vaid mõned nädalad hiljem, ilmus teine artikkel uute teadlaste poolt, kes ütlesid, et eelmine teadlane eksis. Nad tegid need katsed uuesti läbi ja selgus, et siin kasutati mõõteriistasid, mis ei toiminud korralikult, ehk kõik katsed olid kehtetud. Miks ma seda tean? Seda esimest artiklit oleksin mina peaaegu viitena kasutanud omaenda lõputöös. See oleks võinud lõppeda päris halvasti, sest ma oleksin kasutanud infot, mis ei vasta sugugi tõele. Aga tänu sellele, et ma olen meediamaailmaga nii lähedalt kokku puutunud ja saan neid teadmisi jagada teistega, olen ma ka ise arenenud nii palju, et ma oskan jälgida, mida ja kuidas päriselt kontrollida. See tõenäoliselt tuleb mulle kasuks ka tulevikus, kui minust saab õpetaja, sest mul on ju vaja ka lastele anda teadmisi, mis põhinevad faktidel ja tänu sellele, et ma olen ise ämbreid kolistada saanud, oskan ma ka neid ohtude eest hoiatada. Minu poolt on aga praegu kõik. Aitäh, et kuulasite!